Teiste arvukate looduskahjude seas jättis lõppenud nõukogude aeg oma jäljega jõeforelli elupaikadele. Viimase 10 aasta jooksul on maaparanduse käigus elamiskõlbmatuks muudetud jõgede korrastamise võtnud endale südameasjaks sihtasutus Eesti Forell. Jõgede taastamine nende looduslikus olekus, see ongi see, mis on tegelikult vooluveekogude parandamise meede, kuid millest on meil pahatihti mööda vaadatud. Inimeste mõtteviis ja mentaliteet muutub põlvkonniti ja on küllaltki raske nõuda mõnelt endiselt maaparandajalt või külvivolinikult, et ta hakkaks nüüd oma nõukogudeaegseid vigu parandama. Kuid paradoksaalsel kombel konkureerivad jõgede euroopalikuks taastamiseks mõeldud rahale ka need, kelle tegevusest tulenev looduskahju täna likvideerimist vajabki. Nagu Onga jõel näiteks Põllumajandusamet kaevas kopaga uuesti jõe kanalisse, kui suures välja kaevati ka aktivistide poolt rajatud kunstkoelmu niimoodi, et nad peavad nüüd hakkama siis jällegi taotlema raha, et see koelmu taastada. Kuid 10 000 eurode eest rajatud koelmud on tänaseks forellide poolt kasutamiskõlblikuks tunnistatud, millest annab märku ka kaunis ja ürgne pulmamäng. Kas kirkas on veessä noin kyin veel kyin, näin silmieni eessä mä pienen forellin. Kokku on sihtasutus Eesti Forell taastanud üle 30 jõeforelli koelmu ja elupaiga.